avaliku arvamuse uuringud pühapaikadest, Kalev Petti. Tere päevast, nagu öeldud, minu nimi on Kalev Petti ja esindan siis uuringufirmat Faxim Verico. Siin 2 esimest ettekannet olid selles mõttes huvitavad, et nad näitasid, kui unikaalne see teema on, kui me võrdleme Eestit muu Euroopaga ja et Eestis kuulub ta kuigi palju see teema veel nagu inimeste argiteadvusesse. Minu lühike sõnavõtt ongi siis pühendatud sellega, et aga mis need müstilised Eesti elanikud siis ise sellest asjast arvavad. Ma kohe ütlen ka ära, et minul erialaselt side selle teemaga täiesti puudub. Seetõttu ma olen nagu 1000 vastajat selles küsitluses. Ja teine asi, millele ma juhiksin tähelepanu, on siis, et siin pealkirjas, kui ma midagi rõhutaksin, siis see on sõna hoiakud. Tegemist on suhteliselt lühikese, kompaktse küsitlusega, uuringuks on seda palju nimetada. Toimus ta siis möödunud aasta juulis, nii-öelda tavapärase omnibus küsitluse raames, ehk siis küsitleti 1000 inimest vanuses 15–74 aastat silmast silma intervjuu meetodil siis kodudes. Ja toimus ta ka võrdlusuuring või esimene uuring oli tegelikult 2011, 2012 oli siis mõningane kordus, mõnes kohas ma need võrdlused ka toon, kus see näib oluline. Aga kuna need 2 uuringu sõnum oli suhteliselt lähedane, siis igal pool see võib-olla ei olegi oluline. Siin on ülevaade nüüd ka sellest valimist, see on nendele, kes tahavad siis veenduda, et valim on Eesti elanikkonna suhtes esinduslik, seda ta on. Mõnedes nendest tulemustes ma näitan siis ka vastuste jaotust vastajarühmade lõikes, aga mitte kõiges. Nii, esimene küsimus selles küsitluses oligi siis, et kui tähtis on teie meelest siis IT ja teiste looduslike pühapaikade kaitsmine. Nagu näeme, siis 2012 22% hindab, et see on väga tähtis, 43% tähtis, kokku siis 2/3 peab seda tegevust rohkem või vähem tähtsaks. Tarbetuks peab vaid 2%, vähetähtsaks 6% ja veerand elanikkonnast ei oska selle teema kohta suurt midagi öelda. Ja nagu me näeme, võrreldes 2011. aastaga siis ka olulist muutust ei ole. Need muutused on statistilise marginaali sees. Teine oluline küsimus, siin ma nüüd näitan siis ka mõnede vastajarühmade lõikes, kui te näete neid tulemusi, ehk siis kui hästi on Eesti elanike hinnangul hiied ja teised looduslikud pühapaigad kaitstud. Ja siin me näeme, et võib-olla kõige informatiivsem on see, et circa pooled ei oska öelda. See viimane sinine osa. Ja väga hästi vastab ainult 2%, need on ilmselt siis teadlikumad inimesed, keda on väga vähe. Ja 22% siis väidab, et pigem hästi. Mulle näib, kuna see tegemist on vastusega, eks ole, mida inimene arvab või tunneb, siis mulle näib, et siin kajastubki see, et üldiselt eestlased teavad, mis asjad need hiied ja looduslikud pühapaigad on ja nendest ikka räägitakse koolist alates. Ju nad on siis hästi ka või suhteliselt hästi kaitstud, aga siiski 23% väidab,
et pigem halvasti ja 6% siis, et väga halvasti, nii et ütleme laias laastus, eks ole, pooled ei oska midagi öelda, veerand ütleb, et ta on enam-vähem hästi hoitud ja veerand natuke enam siis, et on halvasti hoitud. Eestlased, nagu te näete, on kriitilisemad. Aga kui te vaatate kogu vastuste struktuuri, siis venekeelne elanikkond lihtsalt ei oska öelda, eks ole. Seetõttu see kriitilisus eestlaste hinnangutes paistab nagu enam välja suhtearvult, võib-olla see vahe ei olegi nii suur. Ja mida väiksem siis asula tüüp, eks ole, seda rohkem osatakse oma arvamust öelda. Tallinnas, et nagu te näete, eks ole, siis üle poole ei oska arvamust öelda muude linnade elanikkonnad 48% ja maaasulate elanikkonnast siis 36% ei oska arvamust öelda. Aga jällegi, kui vaadata nende vastuste nagu struktuuri, siis võib küll öelda, et maaelanikkond on jah kriitilisem, ülejäänute puhul mängib peamiselt see, kas ta oskab vastata või ei oska. Ja nagu te näete, kriitilised on need, kes väidavad, et nendel südamelähedane religioon on siis taara või maausk. No see on ka loogiline, eks ole, et siin kuna kogu see teema on neile südamelähedane, siis on esiteks nad teemas märksa enam orienteeruvad, aga ühtlasi ka kriitilisemad. Nii, nüüd peamised probleemid IT ja looduslike pühapaikade kaitsmisel. Väga suur üllatus see ei ole, aga sõnum on selge. Esiteks, me ei tea, kus nad on. Kui me nägime siin vahepeal Ahto Kaasiku ettekandes seda Eesti kaarti, mis on tihedalt täis tipitud neid punkte, seal vist sadades, kui mitte 1000 kant, siis loomulikult kõik ei saagi teada, eks ole, aga kui kunagi peaks jõutama sinnamaani, et kohalikud elanikud kohalikke pühapaiku teavad, siis see oleks muidugi kõva sõna. Teine põhjus, mida arvatakse olevat, on siis, et jääb majandustegevusele ja ärihuvidele jalgu. Kolmas, ajakirjandus käsitleb neid liiga vähe ja neljandaks, riik ei eralda piisavalt raha nende uurimiseks. No need 4 on peamised põhjused. No mulle näib, et elanikkonna arvamus selles küsimuses on suhteliselt adekvaatne ja ma isiklikult kirjutaksin igale vastusele alla, et nii see tõenäoliselt on. Nii, ja 2 või veerand oli jälle siis neid, kes ei osanud ühegi põhjuse kohta midagi öelda. Nii, nüüd isiklik valmisolek IT ja looduslike pühapaikade kaitsmisel. Ütleme nii, et põhimõtteline valmisolek on 3% elanikkonnast. Tõsi küll, 7% ütleb jah kindlasti ja 27% siis jah mingil määral. Ja ülejäänud 2/3 ikkagi ütleb suhteliselt ausalt välja, kas ta ei oska selle kohta midagi öelda või tõenäoliselt mitte. See on nüüd see küsimus jällegi, et kas klaas on pooltäis või pooltühi, kas see on nüüd hea tulemus, et 3% siiski põhimõtteliselt on valmis või on see halb tulemus. Ütleme statistilise jaotuse mõttes pigem negatiivne, eks ole, aga kui 3% tõesti kaasa lööks, siis oleks see muidugi jällegi kõva sõna. Nii, ja peamiselt siis loomulikult eestlased enam kui muud rahvad, eks ole, nagu me näeme. Teiseks maasulate elanikkond enam kui linna elanikud ja jällegi muidugi need, kellele see taara või maausk on südamelähedasem. Nii, nüüd oodatavad tingimused aktiivsemaks kaasalöömiseks, ehk siis milliseid tingimusi oleks vaja, et saaksite
nende pühapaikade kaitsmisele aktiivsemalt kaasa lüüa. Esimene ja kõige tähtsam asi, mida jälle öeldakse, on see, et rohkem oleks infot vaja, kus nad üldse asuvad. Et selles mõttes on sõnum jälle selge. Siin järgmine grupp on siis rohkem teadvustamist ja kampaaniaid, mis läheb ka selle info alla. Piisavalt vaba aega oleks vaja ja kutsuja ja eestvedaja mõjutus. Ma arvan, mulle näib, et see on oluline aspekt siin ka, et eriti kui inimesed ei tea, eks ole, et siis peab olema keegi eestvedaja. Nii kui need siin teeme ära, eks ole, üritustel, ikkagi keegi veab, eks ole, ja reaalselt tuleb kaasa küll. Nii, ja siis juba oli konkreetne küsimus, et kuidas te hindate üldse seda info kättesaadavust või teabe kättesaadavust IT-st ja pühapaikadest, siis jah, tulemus on suhteliselt vilets, vaid 17% siis ütleb, et seda on siis väga hästi kättesaadav või on see info või siis üldiselt piisab. Ülejäänud siis kas on peavad ebapiisavaks või siis teema ei huvita või siis ei oska öelda. Umbes kuni 30% on siis valmis ise pingutama ka info otsimisel. See on see tulemus jälle, et kui kätte tuuakse, eks ole, et siis hea meelega kasutakse, aga ise, eks ole, ikkagi naljalt on raske pingutada, pealegi tõepoolest inimestel on muid huvialasid ka. Aga selle pilguga jällegi vaadates siis võib-olla see ei olegi nii väike see osa. Ja ma olengi juba lõpetamas. Sobivaim meediakanal siis info otsimiseks või selle saamiseks. Suhteliselt üllatav, et internet lööb siin nüüd televisiooni. Tõsi, me oleme seda mõnes teises valdkonnas viimase aasta või 2 jooksul ka märganud, et internet hakkab infokanalina televisiooni lööma. Ja see on see, et mida spetsiifilisem teema, seda rohkem, eks ole. Ja teine asi, mida siin küll ei ole toodud, on see, et kui venekeelset elanikkonda või noori kaasata, siis raudselt internet. Venekeelne elanikkond lihtsalt Eesti meediat ei jälgi, eks ole, muud meediat ja seetõttu on internet ikkagi oluline. Nii, ja kuna siin mitmes kohas ma juba viitasin sellele, et seal uuringus oli otsapidi sees ka millist religiooni siis Eesti elanikkond peab südamelähedaseks. Küsimus oli sõnastatud nii tõesti, et milline on südamelähedasem. Ei tähenda vastus seda, et inimene nüüd ongi kvalifitseerib ennast mingi religiooniga otseselt seotuks. Ja see teema on siin viimase nädala jooksul ka olnud aktuaalne seoses rahvaloenduse tulemustega. Selle järgi siin õige osk, eks ole, on veerand elanikkonnast 15–74, see on natuke alla miljoni, ehk ta siin tulebki sinna 200 000 kanti, eks ole, mida või 180 000, mida siin on ka rahvaloenduse tulemustega saadud, et natuke rohkem võib-olla just nimelt seetõttu, et ei küsitud seotust religiooniga, vaid millist peab südamelähedasemaks. Luterlus me näeme, siin on nüüd võrreldes 2011-ga on suhteliselt anomaalne muutus. Meil on siin mõned hüpoteesid, mis seda natuke seletavad, aga need on nagu kõrvalist laadi. Siin paistab, et luterluse südamelähedus järsku aasta jooksul on kõvasti mõõtnud, mis sellisena ei saa olla, võib-olla vajab seletamist ja teine, et mitte ükski, eks ole, oluliselt tõusnud. See on küsitluse kontekstist sageli väga, see kontekst
on väga õrn ja võib nagu mõjutada. Nii, ja kui ma peaksin selle kokku võtma, siis ma võtaksin pigem nii kokku, kui nagu teesides oli ka öeldud või teil kirjas, et Eesti elanikkond peab pühapaikade kaitsmist tähtsaks, infot selleks on liiga vähe ja nad tahaksid rohkem ja küllaltki arvestatav hulk on siiski valmis kaasa lööma, aga selleks jällegi oleks vaja nii informatsiooni rohkem kui väikest niisugust eestvedamist, eestvedajaid ja tugistruktuure. Tänan. Aitäh! Ja looduslikke pühapaiku üldiselt ei seostata konkreetse usundiga. Jah. See tuli ka küllalt selgelt välja. Jah, me seda ei tšekkinud ka siin nüüd otse, aga selles mõttes, eks ole, et need, kes loevad ennast nagu taara või maausuliseks, nende jaoks on see kuidagi loomulik, see loodusliku pühapaiga temaatika. No jaa, aga looduslikke pühapaiku pidasid oluliseks ka luterlased ja näiteks kindlasti. Kas on küsimusi? Meil on niisugune unikaalne võimalus minna enam-vähem õigel ajal pausile. Ma ei tea, millega see paus küll sisustatakse. Kindlasti saame lõdvestuda omavahel juttu ajada ja kas Eesti rahvusjooki kohvi ka pakutakse. Jah, et siis hakkame siis peale seda pausi 10 minuti pärast uuesti nihelema, et saali tulla. Siis me oleme õigeks ajaks saalis. Aitäh Kalev Petile ja kohtume varsti.